Alustan siis kohe. Tervist, mina olen Andres Lille ja täna on mulle usaldatud selline vastutusrikas ülesanne tutvustada Euroopa Komisjoni FAST-i projekti. Mina ise ametilt olen IT-inimene, tegelen analüüsiga, sealhulgas süsteemianalüüsiga, ärianalüüsiga ja viimasel ajal üha rohkem ka andmeanalüüsiga. Ja kusjuures on tulnud just suurandmeid analüüsida, tegeleda suurandmete mitmesuguste probleemide, küsimustega, paika panna kasutusvõimalusi suurandmete osas. Aga läheme kohe teema juurde. Kõigil on kindlasti aeg väga innas. Mis asi on üldse FAST? Teen väikse sissejuhatuse kõigepealt. FAST on üks Euroopa Komisjoni poolt algatatud tarkvaraarenduse projekt ja ta on sellise huvitava konfiguratsiooniga, et hankijaks on seekord mitte asutus liikmesriigist või ütleme mingisugune ülikool, mis iganes teine üksus või selline organisatsioon, vaid Euroopa Komisjon on võtnud endale ülesandeks hankida tarkvara ja teha seda niimoodi, et lõpptulemus oleks kasutatav erinevatele osapooltele, sealhulgas liikmesriikide riigiasutustele. Ja selle ülesande täitmine väljendus selles, et Euroopa Komisjon kõigepealt tegi sellise eeluuringu, siis tegi riigihanke, kus võisid kõik osaleda, kõik ettevõtted, kes oleks soovinud seda süsteemi luua. Ja siis üle-eelmise aasta lõpus sai see hange nii kaugele, et valiti välja arendaja. Ja 2021 ongi nüüd toimunud, õigemini 2020 on toimunud ja läheb 2021 edasi tarkvaraarendus. Aga nüüd, mis arendusega üldse tegemist on ja millest me räägime? FAST-i eesmärgiks tegelikult on toetada põllumajandustootjat. Euroopa Komisjon on kaardistanud sellised põhilised vajadused tarkvara osas, mida üks siis nii-öelda farmer või eesti keeles põllumajandustootja, millised vajadused tal on. Ja lähtuvalt sellest siis on hakatud nende vajadustest lähtuvalt looma sellist tarkvara. Ja on tuvastatud siis, et kõige esimene ja ütleme jätkusuutlikkus tagav vajadus on just jälgida toitaineid, mis sul siis põllul on. Teatavasti, kui ei hoita neid toitaineid tasakaalus, siis tekivad igasugused efektid mulla osas. Muld ei ole lõpuks enam võimeline võib-olla üldse saaki kandma. Ja sellega seoses siis esimeseks eesmärgiks võetigi siis selle toitainete bilansi näitamine tootjatele. Ja loomulikult tootjatel on tänapäeval ka endal juba igasugused tarkvarad, kes peab oma bilanssi Excelis, kes on liitunud mõne tarkvaraga, niinimetatud põlluraamatu tarkvaraga ja saab seal oma majapidamise ära majandatud ja ühtlasi ka siis võib-olla toitainete bilansi kokku. Kuid Euroopa Komisjon arvas, et tuleks turule tuua siuke ühtne lähenemine selle toitainete bilansile. Oleks võimalik kõigil Euroopa riikidel saada siuke ühtne lähtepunkt tarkvara lahenduse osas, mis puudutab toitainete haldamist. Ja siis võetegi asi käsile ja pandi esimeseks prioriteediks luua siis tarkvara osas see funktsionaalsus, mis võimaldab toitainete haldamisega tegeleda. Ja
Teine eesmärk, mis on nüüd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu selline prioriteet, ühtne põllumajanduspoliitika Euroopa Liidus. Nüüd see FAST-i tarkvara peaks toetama ka selle põllumajanduspoliitika elluviimist. Kes on lugenud ühtse põllumajanduspoliitika dokumente, seal kindlasti näinud, et seal on terve rida igasuguseid piiranguid, nõudeid ja nii edasi, aga on ka soovitusi. Ja tarkvarasse ongi võetud siis ka see poliitika pool sisse ja lausa poliitika nime all, et ma hiljem siis näitan täpsemalt, kuidas see süsteemis välja näeb. Aga on võetud nagu poliitika jõustamine ka tarkvara ülesandeks. Ja tehnilisema poole pealt toitainete bilanss võib-olla tundub lihtne sõna iseenesest paljudele, aga tegelikult toitainete bilansi jälgimiseks on meil vaja tegelikult päris palju mitmesuguseid andmeid. Üks kõige lihtsam variant on võib-olla seal võtta mullaproov ja saada teada siis, et palju mul toitaineid konkreetselt on, aga on ka teisi variante, kuidas seda teada saada. Ja põhimõtteliselt tuleb jälgida, mis põllul tehakse ja seoses sellega siis tekib ka see bilanss. Ja see on natukese keerulisem tee, aga samas võib-olla tootja jaoks soodsam ja kiirem tee saada teada bilanss. Ja siis FAST-i ülesanne tegelikult ongi integreerida põllumajandustootja jaoks ütleme siis erinevate andmeallikate andmeid niimoodi, et saaks selle toitainete ütleme siis isegi nimetaks bilansiks, vaid nimetaks teemaks, et seal on tegelikult veel ka plaan, väetamise plaan, väetamise soovitused, väetamise üldse väetised ja nii edasi, et seal on terve rida igasuguseid teemasid. Ja et põhimõtteliselt kõik need asjad ühte vaatesse saada, siis FAST peaks nüüd selle asja nii-öelda siis ära integreerima kõik. Ja siin slaidil nüüd viimasena on mainitud kaugseire. Kindlasti ei ole kaugseire mingisugune mitte vähem prioriteetne teema, pigem vastupidi, üha enam ja enam tegelikult ikkagi tahetakse kaugseire kaudu hakata kogu seda infot kätte saama. Ja siin Eestis on ka juba näiteid olemas, kus kaugseire kaudu on võimalik jälgida, mis põllul toimub. Küll aga võib-olla tootjani veel ei ole väga see kaugseire täna jõudnud. Seal põhjused on erinevad, et siin mõned tarkvarad küll juba pakuvad kaugseiret ja selle, ütleme siis satelliidi info põhjal erinevate järelduste tegemise selliseid lahendusi, aga paljudeni ta ikkagi ei ole veel jõudnud. Ja ei ole ta ka tegelikult jõudnud tootjani just selle tõttu, et võib-olla siin on vaja ka natukese veel teadust teha ikkagi ennem. Mis on ikkagi need teenused, mida see kaugseire siis võimaldab üles ehitada, ütleme siis kaugseire võimalused. Ja vot siis FAST, kuna Euroopa Liidus on lausa eraldi oma kosmoseagentuuri, omad satelliidid saadetud orbiidile, erinevad satelliididel, siis on võetud prioriteediks Euroopa Komisjonis ka see kaugseire põllumajandusse tuua üsna lähedale. Siin on nüüd üks hästi väikses kirjas slaid. See on nüüd FAST-i materjalidest, mis on siis nii-öelda heaks kiidetud erinevate osapoolte poolt ja Euroopa Komisjon on siis näinud niimoodi seda asja, et kes meil siis need FAST-i kasusaajad on. Siin on välimine ring, siis näitab, et meil siis farmer on siin pandud kõige üles. Riigi erinevad asutused, ametid, üks oluline osapool või ka kasusaaja. Siis poliitika tegemine, ühtse põllumajanduspoliitika kujundamine, tegelikult peab saama kuskilt mingit sisendit. Ja nüüd loodetakse siin ka natukese FAST-i peale, et äkki see FAST siis tekitab seda sisendit. Teatavasti poliitika kujundamiseks andmete kokkusaamine on päris tõsine ülesanne ja see on väga kergesti võimalik eksida.
Ja siin tuleb ikkagi ka luua selliseid andmeid integreerivaid ja ka kontrollivaid lahendusi, et saada siis selline andmestik kokku, mille põhjalt poliitikat kujundada. Siis edasi kindlasti konsulendid, nõustajad tootjale. Fastis on ette nähtud lausa selline suhtlemise süsteem ja ka võib-olla teenuste pakkumise süsteem. Hetkel veel seda ei ole küll tarkvaraks tehtud, aga on ette nähtud, et nõustamine peaks hakkama ka siis saama sellelt tarkvaralt tuge. Ja erasektori teenusepakkujad. Fastiga on selline huvitav asi, et Euroopa Komisjon on võtnud selle tarkvara loomisel ka selle eesmärgi, et eraettevõte võib kasutada seda sama tarkvara ja ka enda teenuse pakkumiseks. Hästi huvitav lähenemine, et sellist asja kindlasti võib-olla kuskil on olnud, aga nüüd on nii suurelt see asi ette võetud, et tehakse kood valmis ja öeldakse eraettevõttele, et nüüd kasutaja hakka raha teenima. Sellist asja, see on natukese haruldane. Seega Fasti tarkvara peaks siin eraettevõtlusele andma ka päris korraliku tõuke. Sisuliselt on tarkvarast võimalik välja lugeda mudeleid, et kuidas asjad töötavad ja kas kasutada sama tarkvara või ehitada üles siis enda vastav tarkvara näidete alusel. Ma ei hakka kõike seda peenikses kirjas materjali ette lugema, seda on võimalik ilmselt hiljem tagantjärgi veel vaadata. Aga siin on, ütleme, kui nüüd vaadata väheke sügavamalt ja detailsemalt, siis asi läheb päris keeruliseks. Aga täna võib-olla vaataks põhiliselt rohkem nagu sellisest kasutaja vaatest kogu seda Fasti temaatikat. Ja siin nüüd järgmine slaid natukese võtabki kokku, et milline on seis täna selle andmete integreerimisega. Et millistest allikatest nüüd kõik need kasusaajad peaksid hakkama siis kasu saama. Siin võib öelda kohe, et neid andmeid ei näe nüüd tegelikult kasutaja ja mõnes mõttes on see ka isegi hea, et ta kõiki neid andmeid ei näe. Sest see tarkvara eesmärk ongi pakkuda ikkagi teenust, mitte niivõrd esitleda seal satelliidi kuidagi arvulisel kujul, satelliidi pilte, indekseid ja nii edasi. See jääb kõik selle süsteemi kõhtu ja pigem kuvatakse siis kasutajale sellises mugavas ja söödavas vaates kõiki neid andmeid. Aga jah, siis tunduvalt agregeeritumal kujul, kui nad algallikas on. Ja siin, mida võib eriliselt välja tuua, millel kogu see süsteem põhineb, kindlasti Maa-ameti andmed on väga olulised. Ortofoto, kaardikihid, katastrikaart. See tuleb kõik Maa-ametist ja on täna juba integreeritud Fasti. Ja Fastis on muidugi huvitav ka see, et sa saad neid kaardikihte sealt Maa-ametist juurde integreerida. Õigemini siis süsteemi administraator saab teha kättesaadavaks. Praegu hetkel ei ole niimoodi, et kõik kasutajad saavad, aga süsteemi administraator saab integreerida ka jooksvalt asju juurde. Siis, mis siin veel oluline kindlasti on PRIA andmed, PRIA põldude ja klientide andmed. Ideaalis peaks siis Fast töötama niimoodi, et kasutaja logib süsteemi sisse. Eestis on selline süsteem nagu Tara. Kindlasti olete Eesti ees näinud või kuskil mujal samuti. Ja sealt kaudu logitakse sisse, autenditakse kasutaja ära. Ja mis nüüd juhtub järgmiseks on see, et sisuliselt PRIA andmete pealt see kasutaja hakkab nägema oma põldude andmeid. Ehk need, mida ta e-PRIAsse sisestas, neid ta nüüd näeb ka Fastis. Hetkel Fastis ei ole nüüd põldude koha peal joonistamist või niisugust ruumikujude haldamist. Et hetkel on PRIA põldude register see, mis on siis aluseks. Ja ma hiljem siis näitan, et mis selle põlluga kõike saab seal teha. Teine, õigemini siis nüüd kolmas hästi oluline asi on ka PMK väetamissoovitused. Teatavasti PMK ehk Põllumajandusuuringute Keskus teeb Eestis küllaltki laialdaselt
mullaproove ja siis proovidest analüüse ja analüüside tulemuseks on siis toitainete sisuliselt bilanss. Loomulikult mitte kõikide ainete osas sõltub nüüd, kes selle mullaproovi tellib, aga põhimõtteliselt on võimalik kõikide levinumate elementide osas teha BMK-s analüüse ja saada teada, mis su põllul toimub. Sest alati on olnud juhtumeid, kus nende klassikaliste elementide analüüsist ei piisa, et on vaja veel täpsemalt vaadata, mis meil puudu on ikkagi põllult. Siin on olnud juhtumeid, kus on näiteks väävli puudus põllul, mida tavaliselt ei analüüsita üldse. Nii et BMK on üks hästi väärtuslik andmeallikas faastile. Muidugi siin tekib küsimus, et väetamissoovitused, see võiks justkui olla selline avalik info, aga tegelikult mullaanalüüside tulemused, need on ju tellitud tootja enda poolt. Ja tootja omandis on tegelikult need andmed ja kas tootja üldse tahaks, et need jõuavad kuskile süsteemi. Selles osas tegelikult siin praegu veel arutelu ja läbirääkimine käib, et kuidas kõike seda asja teha legaalselt, niimoodi, et on seadustega vastavuses, kellegi huvisid ei riivata. Nii et ütleme, lahendamata probleeme veel faastis esialgu jätkub, mida sellest ma räägin ka hiljem. Aga näiteks BMK andmed on üks selline, kus meil on väike siuke probleemikene laual ja seal nüüd see tuleb kas siis tehniliste vahenditega ära lahendada või siis kuidagi õiguslikult, kas mingisuguse seadusega, määrusega kuidagi see asi korda saada niimoodi, et ei riivataks kellegi huve ja ei lekiks kuskile kellegi andmed. Ja alati on kõikvõimalike andmetega see, et on kaks erinevat andmete kasutajat, on teadlased ja on kontrolliasutused. Tihtipeale on probleem kontrolliasutustele andmete andmisega niimoodi vaikimisi, et ikkagi see tootja peab ise ütlema, et jah, olen nõus need andmed andma ja siis alles liiguvad need kuskile süsteemi. Ja teadlastega on siis teistmoodi, et näiteks Statistikaamet, kuidas töötab, et nemad saavad ka palju igasuguseid andmeid, aga andme esitaja võib neid julgelt anda neid andmeid, sest neid kusagil ei avaldata üksikandmetena detailselt. See on seaduses kirjas, et Maksuamet ei tohi saada Statistikaametist andmeid selle kohta, kui palju ettevõtte on maksnud ka näiteks niinimetatud ümbrikupalka või teinud mingisuguseid mitte deklareeritud tegevusi. Samas Statistikaamet ikkagi hindab ka sellist varimajanduse poolt. Nii et selles mõttes andmete edastamise ja integreerimise pool on küllaltki siuke põnev ja siin on mitmesuguseid karisid ka olemas. Ühesõnaga, faast ei hakka tegelikult tööle ilma õigusliku regulatsioonita. Ja loomulikult tehnilised turbemeetmed ka kindlasti kõik siia juurde veel. Nii, ja kui andmetest veel rääkida, siis satelliidi andmed Euroopas üles lastud satelliidid, nende info on kasutusel hetkel juba ja on nad siis indeksite arvutamisel kui ka näiteks huvitav lahendus nagu geosildistatud fotode tegemine, millest ma siis kohe ka räägin. Ja üks andmeallikas veel on ka siis ütleme see ühtne põllumajanduspoliitika ja tema igasugused täiendavad dokumendid, lõpetades siis Eesti veeseadusega. Veeseadusega seotud mitmesuguste õigusaktidega. Ja nendes aktides tegelikult, kes on juhtunud lugema, et seal on konkreetsed nõuded mitmesugustele asjadele, et näiteks sa ei tohi karjatada loomi veekaitsevööndis, sa ei tohi panna väetist rohkem kui ja konkreetne norm ja nii edasi. Ja siukseid nõudeid on hästi palju, siukseid detailseid nõudeid ja tegelikult sisuliselt see seadusandluse pool, sealt tegelikult liigub ka nüüd info juba masintöödeldaval kujul faasti, juba ka siis praegu on ta sinna liikunud. Ja need on siis nüüd avalikud andmed. Ja
loomulikult see list ei ole siin lõplik, et ma ei maininud siin ka Põllumajandusameti registreid, seal on sordid, väetised ja nii edasi. Tegelikult on veel siin mitmesuguseid andmeid, mida on plaanis integreerida. Aga ütleme siin põhilised ma nüüd nimetasin ära, mis FAST-i kaudu siis tulevikus ilmselt hakkavad liikuma. Mõne sõnaga sellest projektiorganisatsioonist veel, et mis projekt see ikkagi täpsemalt siis on. Nagu mainisin, tarkvaraarenduse projektiga on tegemist, hanke on Euroopa Komisjon ja hanke võitis PricewaterhouseCoopers Prantsusmaalt ja prantslastega on meil siin olnud tõsine, üsna tihe koostöö siis ka selle FAST-i arendamisel. Ja kust see koostöö siis on tulnud, Eesti, Hispaania, Itaalia on valitud pilootriikideks, kus hakatakse FAST-i katsetama. Ja mitte ainult siis katsetama, vaid siit kogutakse ka nõudeid selle süsteemi osas, et kuidas peaks mingi asi kuskil välja nägema siis süsteemis. Tänu sellele siis on ka mul õnnestunud selles projektis osaleda Eesti-poolse esindajana. Loomulikult FAST ei ole mingi kinnine projekt ja sinna tegelikult saab ka osalema ükskõik kes. Kui on soov näiteks testida tarkvara, siis tuleks sellest lihtsalt teada anda PMK-le ja on võimalik tegelikult osaleda. Ja siin Euroopa Komisjoni poole pealt võib-olla pakub veel huvi, et kes seal osalevad, mitte nüüd, siin on ka isikute nimed küll toodud, aga direktoraadid, 3 direktoraati osaleb seal, on siis põllumajanduse direktoraat, siis on TEFIS ehk siis kaitse ja see direktoraat, kes tegeleb just satelliitidega ja lisaks siis veel ka digidirektoraat, ütleme niimoodi, ehk siis kes tegeleb IT-küsimustega. 3 direktoraati siis osalevad siin. Lisaks on siis PVC ja Eesti poolt on põhiliselt osalenud siis PRIA ja siis PMK oma inimestega. Ja loomulikult, nagu ma ütlesin, see ei ole mingi kinnine projekt. On kaasatud ka tootjad, konsulendid, teistest ametitest inimesi, on toimunud sellised workshopid ja nende raames siis on inimesi osalenud. Põhimõtteliselt igaüks saab osaleda, kes tahab tegelikult ka edaspidi. FAST-i ajakava. Enne 2020 tehti teostatavuse-analüüs. Kaardistati sisuliselt nii-öelda kasutusjuhud, mis võiksid süsteemis olla. Ja esimene etapp algas 2020, arendati välja siin siis teatav hulk kasutuslugusid süsteemi. Ja edame hästi huvitavas ja olulises punktis, et me nüüd varsti hakkame siis otsustama kogu selle pilootriikide konsortsiumis, et mis meil teises etapis võiks toimuma hakata ja kas ikka läheb üldse edasi vahest. On ka selline küsimus esitatud ja tegelikult sellega seoses on praegu lahtine, et mis siis hakkab järgmisel aastal toimuma. Aga loodetavasti, kuna leping on juba sõlmitud, et ei lasta ka tuulde neid raamlepinguid. Nii, aga nüüd natukese maisemate küsimuste ja teemade juurde näitan korra siis FAST-i funktsionaalsust ekraanipiltide varal. Süsteem on mõeldud erinevate riikide jaoks ja sellest lähtuvalt on ta ka mitmekeelne. Praegu hetkel on ta inglise, hispaania, itaalia ja eestikeelne. Ja Eesti poolt siis on integreeritud tegelikult ka sinna mitte ainult keel, vaid ka Eesti sisuliselt rahvastikuregister, et sa saad sisse logida enda ID-kaardiga, pangalingiga või ükskõik millise identimisvahendiga, siis, mis meil ka kasutuses on. Ja hetkel on siis niimoodi, et kogu tegevus käib tegelikult ümber farmi, et ei ole näiteks hetkel veel olemas sellist teadlase vaadet või siis poliitikakujundaja vaadet, et hetkel on see äpp, mis ma näitan, telefonilahendus, et see siis on puhtalt mõeldud põllumajandustootjale. Ja nüüd natuke juba huvitavamad pildid, milline siis see vaade avaneb, kui me
faasti haldama, et siit on kohe näha. Ilmaandmed on siin. Siis on ruumiandmed põldude kohta ja värvide järgi võib aimata juba, et siin on ka juba sati info kasutusel, konkreetsemalt siis rohemassi indeksid kuvatakse kaardil. Ja need kaardikihid on siis vahetatavad, et sa saad vaadata nii, ütleme, Maa-ameti erinevaid kaardikihte kui ka seda NDVI pilti ehk rohemassi indeksi pilti. Põhimõtteliselt sealt peaks siis aru saama, mis su põllul toimub ja kui on vähegi suurem põld, siis see NDVI hakkab juba natuke see infot andma. Huvitav on selle lahenduse juures see, et kes on nüüd kokku puutunud kaugseirega teab, et Eestis, mis on Eestile just omane, on see, et tihtipeale on taevas pilves ja NDVI arvutamisest suurt midagi välja ei tule. Ja siin on nüüd kohe kasutajale näidatakse ära, et kui palju on siis pilvisus olnud sellel päeval, kui mingi foto siis on tehtud või mingi ülesvõte on tehtud ja indeksid arvutatud. Ja siin on näha, et on mingi 33%, 50% ja nii edasi. Kuni 100% välja on pilvisus olnud ja siis, kui on 100%, siis tõenäoliselt ei näe sealt mitte midagi. Ja nagu ma ütlesin, et siis erinevad kaarte saad kohe alustuseks vaadata ja zoomida loomulikult sisse välja. Ja lõpuks siis jõuda enda farmini. Ja millest see farm täna faastis koosneb, põhiliselt on siin siis samad Pria põllud. Ja neid põldusid ei kuvata siis mitte kõigile, niimoodi, et sa saad vaadata ju täielikku ülevaate, mis Eestis toimub, vaid esialgu sulle näidatakse infot su enda põldude kohta. Ja nimekirja tuuaksegi su enda põllud, mis sa oled siis e-Priasse sisestanud. Ja nüüd konkreetse põllu vaates hakatakse kuvama täiendavat infot. Siin on juba näha, et näiteks veekogude osas kuvatakse infot, et kui kaugel näiteks siin mingisugune veekogu on ja nii edasi. Ja tegelikult see list ei paista kõik välja, aga siin läheb kogu see asi siis konkreetsete piiranguteni ja erinevate siis seadusandlusest tulenevate nüanssideni välja. Ja keskkonnakaitse on siis võtmesõna. Väga palju infot on keskkonnakaitselisest aspektist. Siin nüüd on siuke põllu infovaade. Siit jookseb sisse ka fotode tegemise teema. Nimelt põldude peal on tarvis teha fotosid, et vältida sellist kohapeale tulemist, kohapealset kontrolli. See on põhimõtteliselt kasulik ju nii tootjale kui ka siis kontrollijale, on ta siis Pria või on ta mõni teine amet. Et kui tootja saadaks foto, mis põllul täpselt hetkel toimub, see annaks üsna hea ülevaate tegelikult. On see siis niitmine või on see mingisuguse kultuuri kasvatamine, sealt saab päris palju infot. Mis nüüd foto probleem on? Probleem on selles, et tavaline foto, kui sa telefoniga teed, see on muudetav ja tegelikult ka võltsitav. Sa saad muuta koordinaate, kogu seda foto metainfot sa saad tegelikult käsitsi muuta. Aga mis nüüd faast siin juurde annab, on see, et foto on võltsimiskindel. Nii kui sa faasti rakendusest pilti teed, nii on teada täpselt, kus sa olid, mis pidi sa olid, mis suunas fotokas oli. Ja see info läheb turvalisel moel siis andmebaasi ja sealt edasi on võimalik seda kasutada tõendina siis juba, mis sul põllul toimub. Ja planeeritud on selline lahendus, et näiteks Pria saab saata farmerile, talunikule soovi kirja, et ma sooviks kontrollida, mis su põllul toimub või ma sooviks su põllust pilti saada. Ja see teade ilmub siis siia postkasti, mis on siin nurga peal
üleval paremal. Lähtuvalt sellest siis saadki teha pildi, saata PRIA-sse ja loodetavasti on siis kontroll sellega lõppenud. Ei pea kedagi kodus vastu võtma või farmis vastu võtma. Siis edasi plaan oli siis ka selline, et tuua siia mullaproovide, õigemini mullaanalüüsi tulemuste andmed. Ja prototüübis ta ka praegu niimoodi töötab. Hetkel on siin kahjuks lahendamata veel see õiguslik küsimus, et kuidas selle tootja ärisaladusega siin nüüd ikkagi jääb, et kas on see legaalne nende andmete siia toomine või mitte ja kas tehniliselt on nende andmete säilimine ja kõrvaline ligipääs ikkagi piisavalt takistatud. Õigemini siis turvaline ligipääs lubatud, aga õigustamata ligipääs sirad. Ja sellest proovidest lähtuvalt siis teeb PMK väetamissoovitusi, mille peal võimalik teha oma väetamisplaan, kui palju ma mida tahan siis ikkagi panna lõpuks põllule. Ja see täna siis prototüübi kujul töötab. Väetamissoovitused. On näha konkreetne põlluvaade ja siis keskmisel pildil on, et kuidas moodi see väetamissoovitus kokku saab ikkagi. Saab ta siis niimoodi, et sa valid kultuuri, mida sa kasvatada plaanid, saagi eesmärgi ja arvutuse nupu peale siis arvutataksegi välja, kui palju sul on vaja ja mis andmeid siia juurde panna, et sa sellise saagi võiksid saada. Loomulikult see kehtib ainult sellisel juhul, kui ilm lubab kasvatamist, ei esine mingisuguseid muid torme, mingid muid kõrvalisi mõjusid, mis siis võivad rikkuda selle saagi. Et selles mõttes saagi planeerimine on alati selline riskiga teema ja kui vaadata statistikat, mis saagi kohta on tehtud läbi aastate, siis saagikus kõigub väga palju aastate lõikes. Nii saak kui saagikus on pidevas muutumises erinevas suunas. Ja põhimõtteliselt see on nüüd hästi oluline see läbi koht, et siit sa peaksid saamagi siis teada, milline on see väärtustarve sul põllu peal ja mis seisus sul see põld on parasjagu toitainete mõttes. Ja siin on siis, ma ei tea, kui hästi see siit nüüd paistab ekraanil, aga siin on siuke käpi ikoon ehk käpp, see ongi siis ühtne põllumajanduspoliitika põhimõtteliselt. Ja siin on siis toodud igasugused lingid, vee mingisugused teemad, külvikorrad ja nii edasi. Tegelikult on tohutu hulk igasuguseid materjale, mida on siis võimalik kätte saada. Muidugi, kas on mõttekas telefonis kõike neid asju lugeda, see on teine teema, aga on olemas, lisaks sellele äpile on tegelikult väljatöötamisel ka siis siuke veebirakendus, kus siis peaks natuke rohkem ekraaniruumi olema ja saab siis seal nendega tutvuda. Aga äpi põhiline teema on ikkagi see, et kui sul on vaja konkreetselt põlluga toimetada, siis saad teha fotosid, saad konkreetselt juhtida selle rakenduse telefon käes GPS-i abil oma põllu peal. Selles mõttes hästi mugav rakendus. Muidugi küsimus on jah, et kui ettevõte on piisavalt suur ja on 1000 põldu sul, kas see äpp siis on see, millega toimetada? Sellised küsimused on hetkel muidugi siin veel üleval. Ja siin siis näide veel sellest geosildistatud fotode tegemisest. Sisuliselt see toimib nagu telefoni või siis nutiseadme fotokas. Ta kasutabki nutiseadme võimalusi. Aga oluline punkt on see, et ta siis kasutab uusimaid Euroopa satelliite tuvastamaks ikkagi selle seadme asukohta ja määramaks erinevaid parameetreid. Tänu sellele, et just kasutatakse neid uusimaid satelliite, siis
ongi võimalik tagada see, et sul see foto on ka lõpuks tõendusväärtusega. Mis on praegu FASTis siis kaugseire teemal ära tehtud? Hetkel ongi rohemassiindeks põhiline teema, mis on siis pandud jooksma FASTi ja see on siis tuleb otse kohe allikast sisuliselt ja tehakse siis vastavad töötlused pildile, õigemini siis satelliidi infole ja saadakse siis kujutis, mida siis selle äpi kaudu on võimalik vaadata. Lisaks sellele satelliidifotod on olemas, saad vaadata seal Google'i satelliidifotot ja teisi, mis on siis sulle seal integreeritud. Põhimõtteliselt on võimalik erinevaid satelliidi asju siis sinna integreerida. Ja nagu ma ütlesin, geosildistatud fotod on siis see kolmas suur teema. Jutud muidugi käivad siin veel erinevatest asjadest, mida kõike siin võiks ära teha. Hetkel on need 3 asja juba olemas, aga räägitud on siin ka ikkagi väärtussoovituste andmisest satelliidi abil, veel mitmesugustest teenustest. Hetkel nüüd ei ole veel täpne plaan paigas, mis kõike siia siis juurde tehakse ja kas leitakse piisavalt veenev teaduslik alus kogu sellele siis loodavale teenusele. See on hetkel veel siis analüüsimisel. Paar sõna veel sellest NDVI indeksist, mis on siis olemas FASTis. NDVI töötab nagu paljud kaugseire sellised indeksid, et nendel on mitmesugused iseärasused, mida võib-olla kohe ei märka kasutaja, et näiteks seal võidakse kuskil rohemassi suurena näidata, aga tegelikult seal ikkagi ei ole sellist kasulikku rohemassi või ei näidata rohemassi üldse, näiteks seal taimel on piisavalt suured lehed, siis näiteks see indeks ei näita väga hästi seda rohemassi. Ja nii edasi, et siin on tehtud erinevaid teadustöid sellel teemal. Antud slaid tegelikult pärineb Ain Kullilt, kes on Eestis tegelenud päris tublisti NDVI-ga ja on tuvastanud erinevaid asju, mis selle NDVI-ga seoses meil tuleb arvesse võtta, kui me seda kasutame. Siin on üks näide veel sellest, et kuidas PMK-s on tehtud NDVI indeksi analüüse. On PMK Viljandi katsekeskuses tehtud pilte ja ütleme siis analüüsitud neid. Aga hetkel ei hakkaks sellel täpsemalt peatuma. Ma ei tea, kas Priit Penu on ka kuuldel, kas sa soovid midagi öelda selle PMK katsetuste kohta? Paistab, et vist hetkel ei ole. NDVI plussid ja miinused. See on kindlasti oluline slaid nüüd. Ütleme, mis on probleemiks või mis küsimused tekivad NDVI-ga Eesti tingimustes. Põhiline küsimus on pilved. Kui vaadata seda allolevat tabelit, siis siit on näha, kui mitmel päeval kuus on võimalik korralik pilt saada, mille põhjal on siis võimalik midagi otsustada. Ehk näiteks sinna, see on siis 2019 aasta andmed, siin ei ole pikemat aegrida praegu võetud arvesse, aga ütleme, see 1 aasta tegelikult näitab mingisuguse trendi juba siin ära, et näiteks aprillis on meil 6,5 päeva olnud sellist selget taevast, kus on võimalik aru saada NDVI käitumisest. Mais 7, juunis 4,5, juulis 4, augustis 2. Ja mis siin on oluline, et just sellised röntgenpilved, mis augustis esinevad, et need nagu eriliselt takistavad NDVI kasutamist. Ja ütleme, see statistika tegelikult on päris mitte
rõõmsaks tegev. Selles mõttes meil on tarvis võtta mingeid täiendavaid abinõusid, et vältida seda pilvede efekti. Kasutada maske ehk siis nii-öelda muuta need pilved läbipaistvaks. Aga see eeldab jällegi ka ütleme, piisavat täpsust selle pildi osas. Siit tuleb teine siuke raske koht, et meil lahutus on 10 × 10 meetrit sellel satelliidi infol, mis meil on võimalik praegu kasutada tasuta. Tegelikult siin tuleks minna täpsemaks, siis on võimalik ka täpsemalt hinnata ja võib-olla nendest pilvedest paremini läbi näha. Kolmas asi, mis on Eestis, on see, et põllud on väiksed, igasugused puud, salud, ekid, kivihunnikud, need kõik hakkavad müra tekitama selle satelliidi info sees ja muudavad tegelikult siis põllu selliseid näitajaid oluliselt, sõltuvalt siis põllu suurusest ja kui palju neid segavaid objekte siis on. Ja põhimõtteliselt otsuste tegemisel NDVI põhjal peabki siis arvestama kõige sellega, et kui sul on ikkagi mingisuguseid kivihunnikuid või salusid põld täis, siis sa ei saa sealt mingit automaatset teavitust tellida, et vot nüüd on vili valminud ja nüüd tuleks minna koristama. Tõenäoliselt ei näita see pilt nii väga hästi sellisel juhul. Samas jällegi suure tühja põllupõlda näitab üsna hästi. Ja selliseid nüansse on palju, millest võiks rääkida tundide kaupa. Siin ma ka ei hakkaks võib-olla rohkem peatama, et meil on juba tund aega siin kulunud. Ja siin on veel mõned just Ain Kulli poolt nüüd välja toodud sellised järeldused. Siin sama see pilvede teema, et see on nagu kriitiline küsimus, et kui siin on räägitud näiteks sellest, et võiksime teha sellise teenuse, kus jälgime siis satelliidi pildi põhjal, millal tuleks koristama minna. Meil augustis on 2 pilti, siis me võime kõvasti alt minna, kui me jääme lootma ainult satelliidi peale. Ehk siin tuleks kasutada ka teisi andmeallikaid. Näiteks BMK-s on kasutatud veel täiendavalt drooniseiret. Ja põhimõtteliselt droon tegelikult selles mõttes korvab, kui nüüd ei ole tegemist väga sellise suure ettevõttega, siis põldusid ei ole palju, siis drooniga saab hakkama, aga põhimõtteliselt muidugi drooniseire on kallim oluliselt kui satiseire siis. Aga kui on tõsine talupidaja, siis ta ilmselt on võimeline drooni soetama, aga selle abil siis tegema seiret. Droonid on programmeeritavad, lendavad ise, teevad vaatlused ära ja siis toovad materjali tagasi. Ja mis on veel oluline Ain Kulli hinnangul on ka see, et me ainult NDVI põhjal ei tohiks, või õigemini meil jääb natukese kesiseks see info, et meil on tarvis veel täiendavaid indekseid. Ehk siis NDWI, NDVI, ehk siis Spheriks veel on nimetatud seda, et see tuleks võtta veel lisaks ja veel tegelikult mõned nimetused. Et kui me vaatame mitut indeksit korraga, et siis me saame juba parema pildi ja ka see pilvetakistus õnnestub võib-olla natukese tahaplaanile suruda. Hetkel kõike seda veel FASTis ei kasutata. Aga kui nüüd FAST muutub tõsiseks tööriistaks, siis tuleb kõiki neid asju kaaluda. Ja siin on toodud ka veel täiendav teenuste list, et mida on võimalik nende indeksitega ära teha. Olen näinud tunduvalt pikemaid listisid, aga analüüsides nüüd teadustöid ja vaadates plusse miinuseid, siis tegelikult paljudel nendel teenustel täna veel puudub ikkagi ütleme siis lahendus, et kuidas seda ikkagi realiseerida. Idee on iseenesest tundub teostatav, aga realiseerimise meetodid on ähmased. Ei ole teada tegelikult, kuidas ikkagi saab mõistliku pildi siis kätte lõpuks. Aga nüüd mõni sõna veel IT-st.
väga tehniliseks ei hakka minema, aga mõned põhilised punktid FAST-i kohta. FAST põhineb siis vaba varal. Ei ole kasutatud litsenseeritud tarkvarasid FAST-i komponentidena. Näiteks andmebaas ei ole tasuline, vaid seal kasutatakse PostgreSi ja PostGISi. Teine hästi oluline punkt. Lähtekood on avalik, igaüks võib põhimõtteliselt kasutada. See on praegune Euroopa Komisjoni seisukoht, et see lähtekood peaks olema avalik. Mis nüüd edasi saab, kui keegi arendab eraettevõttes seda edasi või ka riigiasutuses, tõenäoliselt seal võivad tekkida küsimused, et kas ma ikka tahan seda koodi avaldada, kui see on minu raha eest tehtud. Aga vähemalt Euroopa Komisjoni põhimõte on olnud praegu see, et see kood läheb avalikuks, mis välja töötatakse. Kellele midagi ütleb Kubernetes, süsteem põhineb sellisel konteinerlahendusel, asuta pilves praegu, ongi mõeldud pilves töötamiseks. Eestis veel väga laialt ei ole levinud riigiasutustes ja süsteemid pilvedes, aga põhimõtteliselt on lubatud muidugi. Ja hetkel siis rakendus koosneb muidugi hunnikust igasugustest tehnilistest komponentidest, kuid rakenduste mõttes on siis tegemist 3 rakendusega. Et on nutitelefoni rakendus farmerile, siis on veebirakendus farmerile ja veebirakendus administraatorile. Administraatori osa ma täna ei jõua siin näidata, aga seal on siis ütleme see tausta info juhtimine, et kõik need kaardikihtide häälestamised, väetiste, ütleme seal administreerimine, isegi saad seal minna kuni selle väetussoovituse algoritmini välja. Kuidas see kõik täpselt jääb, et see veel on lahtine, aga praegu hetkel jah, seal on mitmesugused asjad mõeldud administreerimiseks niimoodi, et see teha see tootja elusid võimalikult lihtsaks selle rakendusega. Ja siin veel võib-olla sihukestest iseärasustest, mis on mitte ainult tehnilised, vaid ka ütleme sihukesed õiguslikud küsimused. Ütleme tehnoloogiast oli eelmine slaid, siis see slaid pigem räägib nüüd sellest, et kuidas FAST ikkagi tööle saada, et näiteks siin esimese punktina on kohe toodud, et Eestis ta tegelikult ei ole üldse rakendatav hetkel. Tegelikult see on hetkel niimoodi, et me põhimõtteliselt peaksime sõlmima iga farmeriga eraldi lepingu, et me saaksime seda süsteemi kasutada. Põhimõtteliselt see võib olla reaalne võimalus, aga tegelikult oleks vaja mugavamaid õiguslikke lahendusi. Et sisuliselt tuleks kehtestada kas mingi põhimäärus lausa seaduse alusel võtta nüüd see FAST kasutusele. Ja siis ainult sellisel juhul tegelikult me saame kõik need andmed niimoodi integreerida üldse kokku. See ei takista hetkel arendamist, testimist, prototüüpide katsetamist, aga see küsimus on ilmselgelt praegu päevakorral. Ja paljuski on tegelikult siin ka Eesti õigusruumis küsimus, et meil on piisavalt sihuke tihe seadusandlik taust IT-l. Teistes riikides ei ole isegi nii põhjalik see ja teistes riikides ei ole võib-olla kõiki selliseid probleeme, mis meil on. Aga probleemid on nad ainult selles mõttes, et ongi vaja ära reguleerida, kehtestada, et võt, nüüd on niimoodi osapoolte nõusolekut, parlamendi nõusolek saada ja siis ta ka rakendub. Et selles mõttes ei ole tegemist mingi ületamatu probleemiga. Teise punktina on välja toodud, et liikmesriikidel on erinevad infosüsteemid ja haldusstruktuurid. Kõige lihtsam näide erinevast haldusstruktuurist on Hispaania, kes osaleb projektis. Hispaania on jagatud autonoomseteks piirkondadeks, igal ühel on natukese erinevad huvid, erinevad süsteemid kasutusel, käituvad erinevalt sisuliselt ja mitte ainult siis ka halduse ja süsteemi mõttes, vaid tegelikult põllumajandust on natukese teistmoodi võib-olla seal üritatud juhtida ja nii edasi. Kaugseire kasutamise võimalused on oluliselt erinevad riigiti.
rootslased, hispaanlased üllatunult kuulasid, kuidas eestlased rääkisid, et meil on pilved. Hispaanias nimelt ei ole see mingisugune probleem, et taevas on pilves, kuna seal ei ole sellist asja lihtsalt. See tähendab seda, et palju igasugust arendustööd jääb seal ära lihtsalt, kuna kaugseire on oluliselt paremini võimalik tänu just pilvede puudumisele. Ja loomulikult teine asi, mis näiteks Hispaania puhul on oluline, et põllud on hästi suured. See soodustab eriliselt ka kaugseire kasutamist. Eriti huvitav tuli selle projekti käigus välja see, et kasutatakse täiesti erinevalt põllumajanduse sellist nagu tsüklit, et kui Eestis on aastane tsükkel, siis Hispaaniast üldsegi ei ole aastane, vaid pigem käib selliste nagu kampaaniate kaupa ja külvamine, koristamine mitu korda aastas ja nii edasi, et seal ei ole tegelikult sellist aastast tsüklit. Tänu sellele tegelikult on hoopis teistsugune terminoloogia kasutusel. Ja viimasena on toodud siin, et mida ma juba natukese ka mainisin, et meil võib-olla Eestis on rohkem seda bürokraatiat, mida teistes riikides nii palju veel ei ole. Või vähemalt nendes lõikudes ei ole olnud, millega on siis FAST seotud olnud. Ja võib-olla siin Eesti iseärasused veel, kas need nüüd kõik just Eesti omad on, aga ütleme, täna on ikkagi paljuski nii, et erinevad asutused ajavad nagu justkui veidike oma rida, mis on hakanud silma siin nii FAST-i projekti kui teiste projektide raames. Veega lihtsam näide, et erinevad klassifikaatorid on kasutuses. Põhimõtteliselt Eestis ei ole võimalik praegu leida sellist põllukultuuride klassifikaatorid, mida kõik kasutatakse erinevaid nimekirju. Tänu sellele on andmevahetus oluliselt takistatud. Ei ole võimalik anda näiteks PRIA klassifikaatori põhjal väärtussoovitust. Elamus variante, mis on seal toodud, ei ole ühilduvad PMK vastava klassifikaatoriga. Ja nii edasi. Ja muidugi ka asutusepõhised veebilahendused, mis võib-olla ei ole kliendipõhised. Tegelikult kasutaja on klient või ütleme põllumajandustootja, aga lahendus on pigem asutusepõhine. Tehtud niimoodi, et oleks ametnikul mugav. Ja selliseid näiteid on mitmeid, kas või et Eestis on 2 põllumajanduse kliendiportaali, üks on e-PRIA ja siis teine on Maaeluministeeriumi portaal. Muidugi jah, neil on omad sellised teenused, aga siiski põllumajandustootja peab täna 2 kohta sisse logima, kui ta tahab oma asjad aetud saada minimaalselt. Maksimaalselt, kui siin ühel eelmisel loengul oli juttu suurandmete süsteemist, et tegelikult meil on 41+ andmekogu, kus on põllumajanduse andmed. Sisuliselt sa pead tegelema 41 erineva kohaga, kus siis asju kätte saada või kuhu saata asju. Ja väike kokkuvõte FAST-ist aastal 2020. See kokkuvõte ei ole mingi lõplik kokkuvõte, vaid siuke vahekokkuvõte alles, esimene väike vahekokkuvõte. Täna on FAST ja ühel eelmisel loengul jutuks olnud suurandmete süsteemi arendustegevused käinud käsikäes ja tegelikult on olnud pidev tihe arendus siis ideede vahetus Euroopa Komisjoni ja siis ka suurandmete süsteemi arendustiimi vahel, sealhulgas ministeeriumi osas. Ja tegelikult on FAST-is mõõtu võetud nii meie suurandmete süsteemi ideedest kui ka siis vastupidi, et suurandmed saab ideid FAST-ist. Ja et FAST Eestis juurutada tegelikult on tarvis lisaks mitmesuguseid asju, mida praeguste plaanide kohaselt tuleks luua siis suurandmete süsteemis. Ja need, ütleme, kõige lihtsamad näited siin on näiteks ilmaandmete integreerimine. Praegu siin FAST kasutab ühte
allikat ainult, aga Eestis on neid allikaid päris palju, kus on võimalik agrometeoroloogia andmeid kätte saada. Kuskilt peab tekkima see teenus, mis koondab need erinevad allikad. See teenus ei mahu hetkel FAST-i eelarvesse ja tuleks kuidagi teisiti Eestis lahendada. Samamoodi teine näide, mis siin võib tuua, hetkel puudub Eestis selline ühtne põlluraamatusüsteem. Raamatust muidugi me ei räägi tänapäeval enam, aga põlluraamatu all mõtleme siis seda süsteemi, või andmebaasi, kuhu on salvestatud põllul tehtavad tegevused, tehtud analüüsid ja nii edasi, mis on vajalik. Kas siis keskkonnakaitse tagamiseks või ka lihtsalt põllutööde organiseerimiseks. Sellist ühilduvat, ütleme siis ühtset andmekogu ei ole. On mingisugused osad, mis mõned on päris head, tarkvarad ja andmebaasid, aga nad üks Ma saan aru, et meil on ettekandja korraks kadunud. Midagi juhtus vahepeal, aga vist olen tagasi. Kas mind on kuulda? Kas mind on kuulda? Kas heli on kuulda hetkel? Kas ma olen hetkel kuuldel? Mina ei kuule hetkel kedagi, aga kas mind kuulete või ei kuule, et sellest ma hetkel aru ei saa. Nii, tundub, et on tagasi tulnud heliedastus. Et FAST-i kokkuvõtte juurde siis jäin ja põlluraamatu juurde, et FAST-il tegelikult on tarvis põlluraamatu andmeid, et võimalikult täpselt siis anda igasuguseid soovitusi. Ja hetkel ei ole sellist andmekogu Eestis tekkinud ja ilmselt siin tuleb siis kasutada kuidagi suur andmete projekti võimalusi, et selline asi siis ära teha. Ja siin ma veel korra tahan rõhutada, nagu ka eelmistel loengutel on olnud jutuks, et sellise ühtse põlluraamatu tegemine ei tähenda seda, et nüüd kõik teised tarkvarad ja põlluraamatud võiksid pistiku seinast välja tõmmata. Kaugel sellest. Tegelikult see keskne raamat on ainult üks andmebaas, kuhu tuleks ainult teatud andmed kanda. Ja see keskne lahendus ei paku mingeid erilisi teenusi, mida täna tegelikult seal e-agronoom pakub või Grobia näiteks. Et küsimus on lihtsalt teatud andmete salvestamises ja siis ühel kujul salvestamises, et neid oleks võimalik kasutada teadlaste poolt, oleks võimalik täpsemini anda väärtamissoovitusi ja võib-olla siis ka mingeid hoiatusi, et kui sa näiteks hakkad kuidagi minema seadusega pahuks sisse seal normide osas, et siis on võimalik anda kõigile ühtemoodi ühesuguseid hoiatusi. Kui sa lähed
kasutad ühte ja lähed teise tarkvarasse, siis neil võivad olla erinevad lahendused, erinevad hoiatuste süsteemid. Aga see keskne lahendus tagaks niisugused põhilised põhiteenused, mida tootja saab kasutada. Aga siis ta ei pea seda kasutama mitte selle keskses lahenduses, vaid ta võib selle info saada läbi Fasti, läbi e-agronoomi, läbi Grobi, mis iganes tarkvara siis on. See keskne süsteem ikkagi põhiliselt on niisugune nähtamatu ja pakub siis teatavaid tugiteenuseid, mida võib-olla eraettevõttel on isegi raske välja arendada või need on liiga kulukad välja arendada. Samas neid saab siis eraettevõtte kasutada sealt keskelt. Ehk see keskne süsteem on suhteliselt nähtamatu, aga seal lihtsalt talletuvad teatud sellised olulised andmed, mille pealt on võimalik mingeid olulisi järeldusi teha. Üks teema, mis Fastiga on kindlasti seotud, on see, et Euroopa Komisjon on võtnud niisuguse väga ambitsioonika ja riskantse ettevõtmise töösse. Nimelt on hakanud looma tarkvara, mida liikmesriigid võiksid kasutada. Ja esmapilgul see tundubki sellise nagu turu solkimisena, nimetatakse eesti keeles. Keegi tuleb, töötab tarkvara välja ja hakkab siis konkureerima. Tegelikult ikkagi päris niimoodi ei ole. Et see tarkvara kood on avalik, seda võib kasutada. Ei ole probleemi. Tegelikult see annab kõigile väikse niisuguse arenguhüppe lõpuks juurde. Ja pigem ta ei ole üks konkurent kõikidele teistele sarnastele lahendustele. Ja teisest küljest ambitsioonikas või niisugune riskantne on see Fasti projekt olnud sellega, et riigid on erinevad. Kõik teadsid seda, võtsid riski ja selgus uuesti, et riigid ongi erinevad. Ja tänasel päeval ei ole kindel, et kõik riigid hakkavad Fasti kasutama, kuna neil on kas analoogsed asjad, lahendused juba olemas või kuidagi seadusandlus on neil hoopis teistsugune mingites nüanssides, mis rikuvad ära kogu pildi. Nii et riskid on realiseerunud ja tõenäoliselt, kui tahta ikkagi sellist ühtset üle-euroopalist Fasti kasutada, siis kogu see standardiseerimine ja selline ühtlustamine, see võtab veel tõenäoliselt 10 aastaid aega, et jõutakse sellise tõsiselt kasuliku ja töötava süsteemini. Nii et selles mõttes on Euroopa Komisjon võtnud väga tõsise ülesande endale ja loodame, et siis tuleb sellest midagi head. Et just eraettevõtlus saab palju kasu ja nii IT poole peal kui siis tootjad, põllumajandustootjad. Ja loodetavasti lõpuks ka poliitika kujundajad saavad oma osa siis kogu sellest asjast. Ja esimese etapi tulemusena siis tegelikult loodi selline prototüüp, mis töötab reaalandmetel. Kõik Maa-ameti kaardid, PRIA, põllud, täitsa reaalsed andmed on, need ei ole testandmed. Testandmeid on ainult kasutatud nii palju, et ei lekiks kellegi ärisaladused, näiteks seesama mullaproovide ja analüüside teema, millest ennem juttu oli. Mullaproove analüüse, nende reaalseid andmeid ei ole täna süsteemis, vaid on näidisandmed, testandmed. Selles mõttes, kui keegi testib Fasti, siis ei tasu karta, et seal ta leiab enda päris andmed, mida näevad ka kõik teised. Sihukest asja ei ole. Esiteks teised ei näe ja teiseks on seal praegu nende andmete osas ikkagi testandmed, mis on sihukesed ärisaladus või mingid muud delikaatsemad andmed. Ja hetkel võib öelda ka seda siis, et praegu on Fast ikkagi jälle päris algusjärgus, et siin ei ole põhjust seda konkurendina karta ega ka siis ütleme tootja. Praegu ta saab küll mingi väikse info juba siit Fastist kätte, aga nagu siin ennem jutuks oli nii NDVI osas kui muude andmete osas, et arenguruumi on veel piisavalt. Ja täna me tegelikult oleme ikkagi Fastiga poole peal alles arenduse mõttes, et siin järgmine aasta tõenäoliselt, kui jõutakse kokkuleppele arendusplaanides,
kui need 3 direktoraati, kes praegu seda asja veavad Euroopa Komisjoni poolt, kui nemad jõuavad kokkuleppele ja pilootriigid toetavad, siis tõenäoliselt seal ikkagi see funktsionaalsus täieneb oluliselt. Ja viimase punktina tuleb tõdeda, et Eesti on saanud väga head kogemust FAST-ist. Asutused on hakanud omavahel rääkima, on läinud üle kivide ja kändude see rääkimine, aga on arengud toimunud ja tegelikult on lahenduses juba erinevate asutuste andmed sees, mis minevikus ei ole kunagi omavahel kokku saanud ega kohtunud ja ühist kasu andnud. Selles mõttes on olnud kindlasti äärmiselt kasulik see FAST-i arendamine. Ja põhimõtteliselt täna nüüd ei tahakski teie aega rohkem kulutada, kui on kellelgi küsimusi, siis ma vastan hea meelega ja kui on keerulisem küsimus, saan muidugi edastada siin projekti osalistele, PMK-le, PRIA-le. Ja ma ütlen, et alati võib PMK poole pöörduda, kui on huvi nüüd osaleda selles FAST-i arendustegevustest. Nii vaikselt tuleb küsimusi. Millise prioriteedi on lahenduse loomisel juurutamisel saanud ärisaladuse kaitse? Põhimõtteliselt ärisaladuse kaitse on absoluutselt prioriteet number 1. Hetkel ei ole ühtegi bitti ärisaladusega infot kuhugi poole liikunud niimoodi, et see oleks kättesaadav teistele. Ja isikuandmete kaitse osas loomulikult siin Euroopa kõik projektid järgivad hoolega GDPR-i nõudeid. Isikuandmed on igatpidi kaitstud, mis on täna süsteemis ja põhimõtteliselt ütleme, ega meil süsteemis ei olegi otseselt nüüd isikuandmeid kasutatud, et kellegi mingid paroole või asju, neid on kasutatud ainult testversioonis ja kui me näiteks tulevikus logime sisse süsteemi, siis näiteks ID-kaardiga, siis ID-kaardi tuvastamine, see käib ikkagi Eesti süsteemis, mis on RIA poolt aktsepteeritud, igati turvaline lahendus, ehk isikuandmed on väga, väga tugevalt kaitstud. Siis maastiku mitmekesisuse nõue. Selle kohta ma nüüd väga täpselt ei oska isegi vastata, et mis selle all nüüd täpselt mõeldud on, tegelikult on ka see küsimus, et otseselt nüüd FAST sellise teemaga nimeliselt ei tegele. Kui see nüüd tuleneb kuskilt seadusandlikust aktist, määrusest, direktiivist, et siis ta otsapidi on küll infona kindlasti siin sees, jah. Või kui seda on võimalik täpsustada, seda küsimust, siis ma võin võib-olla vastata. See oli Martin Melerti küsimus ja nüüd Mihkel Kaha on esitanud järgmise küsimuse. Kaheldakse siis fotode võltsimiskindluses. Et justkui äpp avab teise rakenduse, et siis oleks võimalik võltsida neid asju. Tegelikult ei avata teist äppi. Tegelikult see pildi tegemise äpp on FAST-i sisse ehitatud. Seda ei kutsuta eraldi välja, see on juba sisse ehitatud FAST-i. Ja siin räägitakse siis veel, et Pokemon Go's on üritatud seda jooksvalt ühesõnaga on võltsimist üritatud vältida, aga edutult. Tõenäoliselt Pokemon Go ei kasuta neid Euroopa satelliite ja neid parameetreid, näitajaid, mis sealt satelliitidelt saab. Täpselt muidugi ma ei oska seda Pokemon Go tehnoloogiat kommenteerida, aga see FAST-is kasutatav fotode lahendus on spetsiaalselt Euroopa Kosmoseagentuuri ja siis GSA poolt välja töötatud just selle eesmärgiga, et
tekitada sihuke võltsimiskindel fotode tegemise lahendus. Ja siin on tegelikult võltsimiskindlust tagatakse ka sellega, et piltide info liigub serverisse niimoodi ära, et seal ei ole võimalik mõistlike jõupingutustega kätt vahele panna sellele info liikumisele. Loomulikult, kui on väga palju raha ja metsikud arvutusvõimalused, siis on võimalik kõik protokollid lahti muukida ja muuta seal mingi asi ära. Aga küsimus on selles, et milleks, tähendab, siin ei ole sellist vajadust. See tootja, kes seda pilti teeb, et tal ei ole nii tõsist vajadust, et kulutada võib-olla seal 100 000 eurot selle pildi võltsimise peale. Ta ei saa nii palju kasu sealt lihtsalt, kui ta võltsib seda antud äpis. Aga muidugi iseenesest on teema püstitus hea, et kindlasti siin tuleb vaadata veel see lahendus sisuliselt auditeerida ära ja teha kindlaks, kas ta on ikkagi nii kindel, kui ta väidetakse olevat. Igatahes see lahendus on spetsiaalselt tehtud selle jaoks, et oleks võimalik võltsimist vältida. Väga asjalik küsimus. Kas on veel küsimusi mingisuguseid? Nii, tundub, et praegu vist nüüd rohkem ei ole küsimusi. Aga ma siis kordan veel korra üle, et kui kellelgi on huvi täpsemalt selle FAST-iga tutvust teha, siis võite pöörduda PMK poole ja saate sealt ka, selle testversioonile näiteks ligipääsu ja saate vaadata ise täpsemalt, mis seal kõik on. Praegu ma koodi kohta ei oska öelda, programmi koodi kohta, et kas see juba on avalik või veel ei ole, et seda peab siis täpsemalt uurima, kui keegi tahab lausa koodi vaadata. Nii, aga siis ma tänaks kõiki inimesi, kes kulutasid oma aega selle väikse loengu peale. Loodan, et saate ka omalt poolt võib-olla olla ideedega abiks. Igati olete kõik teretulnud FAST-i arendamises. Aga aitäh! Suur aitäh väga hea ja huvitava ettekande eest! Tänan samuti teid. On kuulajaid. Muidu ta ei oleks ilmselt huvitav, või ei oleks kuulajaid.